natukene on veel jäänud aega jõuludeni. Päris jõulud veel käes ei ole, et järgmine nädal kunagi peaks olema nädala keskäkki. Aga praegu on siuke rahulik neljapäevane päev. Või noh, pigem siis hommik. Kell on mingi 8 läbi natuke, 8:30 äkki. Jätkuvalt remondin siis farmi teid, aga seekord olen otsapidi jõudnud Priimerisse tagasi, et Puumanullast sain korda, seal on Nietzsche, teed on sõidetavad, kõik on väga viis. Ja nüüd siis siin, et see eelmine tüüp, kes meil siin oli, seesama, kes minuga arvestajal seal kombaini peal ka oli, päeva siis vahetas see Matt. Keerasin normaalse pasa kokku. Ülemas ütles ka, et ole palun kena, võta see trackback ja tule tee kõik need teed siin ka korda, sellepärast et see eelmine vend lihtsalt keeras kõik perse. Jäitis normaalselt speedbumpid igal pool. Siin on see, et kui sa trackbackiga lohistad, siis ei tohi vahepeal üles tõsta. Et kui sa üles tõstad, siis on kõik neid kuradi speedbumpa täis. Ja see vend tegi seda kogu aeg, nii et paar teed on nagu totaalselt perses hetkel. Ma üritan need edasi siluda siin kuidagi. Aga ei, siuke rahulik töö. Veetan ausalt, et algul mulle ei meeldinud seda üldse teha, sellepärast et nagu ma ei taha ennast küll väga palju kiita, sest et see ei ole väga kena minust, aga ma olen selles farmis kõige kogenum tüüp. Et teised, kes siin on, nendel ei ole nii palju traktori kogemust ja nad võib-olla ei tea ja ei oska nii palju, kuigi nad õpivad rottoni. Aga lihtsalt ma olen kõige kauem siin olnud, kõige kogenum ja ma teen siukest tööd, mida võiks teha keegi teine. Samas tagantjärgi hakkasin mõtlema, saan kogu aeg liikuda, ma ei ole ühe põllu peal kinni. Ülilihtne töö iseenesest. Ja ma ei tea, oled teistest eraldi, eemal. Ajad oma asja, teed rahulikult, kedagi ei koti, kus sa oled, mis sa teed. Selles mõttes on nagu tegelikult hea. Et nüüd oli ka hommikul käisime, tõmbasime ühe põllu jälle käima. Irrigationit. Praegu panime pool põldu korraga jooksma, õhtul läheb teine pool, nii et tänase päevaga teeme siis ühe põllu ära. Ja seekord vaatasin, et enam ei väetata kottonit traktoriga, nii nagu eelmine kord tehti, mis tõttu läksidki kõik need rotopakid perse ja siis pidime jälle uued rotopakid tegema ja uuesti kaevama labidega ja nii edasi. Et seekord siis oli väetamiseks lennuk kutsutud, et hommikul lennuk käis, lasi kõik põllud ära ühes farmis ja siis teises farmis ja nii edasi. Et sellega tundub, et on hästi. Ja ega siin polegi, enne jõule saab see irrikas ka valmis. Ja siis peaks hästi olema, et ma nüüd üritan lõunapausi ja linnas ära käia, sest mul lõpuks ometi jõudis Starlink kohale. Ja siis ema saatis mulle Eestist paki siia, mis peaks ka nüüd kohal olema. Et ma lähen, võtan selle ka ära, vaatan, mis seal sees on, et ma ei kujuta ettegi. Nad küsisid küll, mis ma jõuludeks tahan, aga ma ei oska midagi soovida, nii et nad panid sinna midagi ise. Ja jah, nii ongi. Väga ulme ikka, veits on soe. Mul need turvasaapad on väga head, pikad sokid on ainult sellepärast, et kui ma irrigationit teen, siis mulle ei meeldi, kui ma varbad selle jamaga koos on. Sokid saavad tolmuseks, savi, võtan kaapist järgmised. Elu käib. Õues on traktori järgi siis, ja nüüd on natuke alla kukkunud, 46,5 kraadi sooja. Noh, see ei ole reaalne. See on traktori see näidik. Tegelikkus on võib-olla mingi feels like siuke 42 ma pakun, sest et suht räitseb palavan ikkagi. See on see sama päev, siis nüüd eelmised klipid olid. Ma lihtsalt vahetasin särki vahepeal sellepärast, et eelmise higistasin läbi. Siin hakkab kliima tühjaks saama sellest traktorist, nii et see ka enam väga head külma ei puhu.
ja teine asi, ma sain järgmised päikseprillid. Nagu sa ilmselt juba tead, siis mulle päikseprillid väga meeldivad. Ja jah, mul on vaja neid igasugused ja need nagu ülimugavad. Jah, nad on suured, aga vaat see ongi selle asja point. Kõik Austraalia kuradi farmerid ja ma ei tea, vähemalt selle kandi rahvas kannab neid prille. Et kvaliteet, pakent oli ka siuke, et tegin karbi lahti, see oli lõhnaõli täis lastud, üli hea lõhn, kusjuures peaks mainima. Prillikott, mingid kleepsud, särgid, värgid, nodi, nänni kaasa. Mulle meeldib, äge. Aga jah, õues siis 46 kraadi traktori järgi sooja ja meil on täna õhtul kell 6 jõulupidu. Ma tahaks näha, kuidas see jõulupidu välja näeb. Kui see toimub õues, siis ma arvan, et ma ei jaksa olla seal. Ja nii kuuma päikesega sõlut juua. No, ütleme nii, et jah, see käib küll palju pissil, sest et ilgelt palav on, aga see hakkab ka väga-väga hästi pähe. Ja nagu sellel farmil kombeks on, siis ega see, et täna pidu on, ei tähenda, et homme hommikul kell 6 tööd tegema ei pea. Nii et see on veits sus. Aga noh, ma ei tea, vaatame, mis siis saab. Peale jõulupidu. Väike irrigation. Mees näitab, kuidas mees teeb. Opadi! Ja käib. Nii lihtne see ongi. Vot, paar päeva veel ja siis saab ka puhkama ära. Peale on toimunud nii palju, et oli siis farmi jõulupidu, mida ma esialgu mõtlesin, et ma näitan teile ka. Et üritan mõne klipi filmida, aga kokkuvõttes tuli välja, et see pidu toimub peabossi koduhoovis ja seal oli kuidagi siuke suht okei isegi. Sai juttu ajada suht palju ja nagu ikka õlut juua ja korralikult süüa, et oli seal tehtud kartulivormi ja mingit erinevat liha ja asju ja selles mõttes nagu peale teistmoodi midagi siukest huvitavat, päris hea toit oli. Aga kuidagi jah, vaatasin, et ei ole siuke parim aeg ja parim koht, kus filmida. Pluss kuna ma ise ajasin nii palju inimestega juttu ka seal ja tiksusin, et siis ei olnudki sellist võimalust. Aga ütleme nii, et ega ta millestki väga palju ilma ka ei jäänud, et ega seal midagi väga suurt ja huvitavat ei olnud, et lihtsalt rahvas sai kokku, keset hoovi aeti juttu ja lõpuks pika lauadega söödi, et kogu lugu. Ja nüüd on kätte jõudnud esmaspäevane päev. No, ütleme nii, et väga hea päev ei ole. Et eile sadas vihma. Tänu sellele on teed porised, pehmed. Hommikul käisime, tegime jälle water change'i ja tekkis probleem ühe veekanaliga. See oli siis, ma ei teagi, älavool oli kinni jäänud või midagi sükest, et siis hakkas vesi üle ääre tulema ja läks kiireks. Üritasime seda seal fiksida kuidagi, et käisime lokiga. Ärandasime ühe kopamehe buldooseri ja siis sellega lokki üritas seda lahti kaevata seal. Et ma täpselt ei teagi, mis siis sai. Mina tulin praegu ära, lähen tagasi Priimerisse. Ma ei tea, kas ma täna saan midagi rohkem teha või ei saa. Viimased paar päeva on sellised olnud, et oleme ka hommikul läinud ainult water change'i tegema. Ülejäänud päev on vaba ja õhtul uuesti water change'i kõik. Ja nüüd homme on siis meil teisipäev 23. detsember ja homme hommikul peaks olema viimane water change ja siis põhimõtteliselt peaks saama jõulupuhkusele ära. Ma loodan, et homme rohkem midagi tegema ei pea, et ongi üldse water change, siis me pakime oma asjad kokku ja hakkame juba vaikselt Sydney poole liikuma. Et homsega tõenäoliselt Sydneysse välja ei sõida. Teeme tee peal vahepeatuse. Aga siin inimesed hakkavad vahel hetkel rääkima, et seletan pärast edasi, mis ja kus ja kuidas. Vaadake seda imelist vaadet minu selja taga. Lehmad, särgid, värgid.
täna on 23. detsember. Homme on meil jõulud ja me oleme sõitnud 280 kilomeetrit juba Sydney poole. Saime varem minema, kui me arvasime, et me saame. Ja liigume. Ilm on ilus, temperatuur on 27 kraadi õues või oli natuke isegi madalam, nii et väga okei on olla. Ja nagu ikka, siis auto parkimiskoht on täpselt siukse koha peal, et kõige ilusamad vaated jäid selja taha kahjuks. Taavile sobib, Taavile meeldib. Väike külm õlu käib asja juurde. Mis ma öelda oskan? Mõnus. Koordinaator Andre on see, kes teeb kõik ette taha ära. Me lihtsalt Taaviga mõtleme ja sõidame. Ja siis sa panid mind tanki. Ja, no selles mõttes ma sõitsin pool teed ära. See, mis ta näitab 309, kurat, mul on üle poole tee sõitnud juba. Mul ongi aeg tähistada nüüd. Setup on lihtne. Meil on Android Mac, mis näitab kõike, mida vaja ja kõike seda ka, mida vaja ei ole. Ja Starlink Mini must have asi Austraalias, soovitan kõigile. Ja mul on meeletult hea pardakaamera, mis võiks selle kõik ilusad teed kaadris võtta. Aga meil ei ole mikro SD-kaarte siiamaani, nii et see ei salvesta mitte ka sittagi. Aga me saame seda pilti ikka vaadata ja kus see HDTVR pilt on, aga kasuta. Ma üritan samal ajal filmida seda, mida Taavi üritab samal ajal pildistada. Sa filmid ka, aga me ei saanudki jumala perses. Taavi missioon oli elus esimest korda pildistada tuumaelektrijaama, sellepärast, et seal olid 2 suurt korsten. Ja, ma ilmselt Eestis ei näe mitte kunagi seda. Aga me sõidame koju ka veel ju. Nagu Sydneyst tagasi peame ka tulema. Ja siis paned endale selle waypointi, et sa tahad. Korra oli siuke Simpsonite tunne, vaata Springfield, kuradi see Mr. Burnsi tehase värgid. Ja, nüüd võib edas sõita, vaatamisväärses nähted. Päris head tuumpummi visad. Suurema tuumpummi ise oled Eestis tagasi. Tundub, et neil on elektrit nii palju, varst nad seisavad ja ei suitse. No sest need teised 2 töötas. Vägev värk. Mis kuredi see kuppelsilk neil seal on? Normaalne male nuhkune palju tekki. See võiks olla nagu niimoodi, et nüüd jookseb. Rääkinud. Munamäe vaade on päris ilus. Otepää, kerged langused ja Otepää. No jah. Taavi teab. Uhke värk. Mis ma muud öelda oskan? Seal on see ka, kes Far Cry'd mänginud on. Seal sõidab siuke värk nende trosside peal. Ja nüüd tulevad mingid välismaalased nüüd läbimälikuks. No nii, pikk jutt, sitt jutt. Olukord siuke, oleme jõudnud lõpuks oma hotelli, mis me siis võtsime esimeseks õhtuks. See on kuskil Sydney äärelinnas ja Taavi ja Andra puukisid mulle nii hea toa, et nemad magavad king size bedis. Ja teate mida või? See on king size bed. Ja kus magan mina? Diivanil. Lahti käival diivanil. Nad on nii õnnelikud, no. Vaadake, mul on vähemalt töölaud, siin kontorilaud, mis on oma telefon. Kõik asjad. Ainus mure on, et mul selle peale on ainult üks asi öelda. Pärtest ta võib põrandal ka magada, aga peaasjalt bassein on. Jaa, ma sain basseini, ma võin teile näidata. Õues on räigelt külm täna lambist. Aga ma sain basseini. Seal
all on bassein ja ma arvan, ma olen ainuke inimene, kes seal täna ujub. Märt, tahad oma tekkiga näha, või? See on ainuke tekk. Nad puukisid mulle toa diivaniga ja tekiks on pleed. Okei. Esimene öö läheb hästi. Äkki järgmised lähevad paremini. Ja muidugi tuppa tulles oli siin mingi kuradi -30, nii et... 17 kraadi oli 17, pole mitte kunagi nii külma Austraalias olnud veel. Oota, ma näitan tuba teistpidi ka. Room tour. Siit uksest tuled sisse. Ukse peal on peegel. Siin on köök. Köögis ei ole mitte midagi. Kraanikauss on. Siin on külmkapp ka, kus raudselt ei ole sees mitte midagi. Oo, on! Piima tahab keegi või? Ja siis mu oivaline diivan, lahti käiv, kõigi mugavustega, pleediga. Kui siin öösel soojemaks ei lähe, siis ma ei tea, mis te teete. Ja kõige pullim, mul on oma telekas, oma töölaud, siis mul on aken, et kontrollida, ega Taavi ja Andra lollis öösel ei tee. Ja siis, kui ma siit üle tulen, neil on lambist suur voodi ja suur telekas. Mida ma sain? Mitte sittagi. Ja külm tuba peale kauba ja siis siit teed lahti selle loo ja siis tuled vaatad, siin me olemegi. Siin saab kohvi juua, mida iganes teha. Siit saab vett juua. Okei, ei tohi juua. Ja siuke ta on. Vägev. Mis ma olen tõskan. Vets oli ka, vets on isegi suht took ka või? Ma arvan. Noh, moru värk ja vesi voolab, vesi tuleb, kraanikauss on, pott on ka. All good. Aga nüüd läheb hiileks, nüüd peab basseini minema enne, kui see kinni pannakse. Kiire kokkuvõtte story time siis, mis siin vahepeal toimub ja kus me üldse oleme ja mis me üldse teeme. Et eile tegelikult väga palju ei viitsinud ja ei tahtnudki filmida. Et oli siuke suht puhkepäev. Aga täna 24. detsember, häid jõule kõigile sinna Eestisse, sest et eestlased tähistavad 24. oma jõule. Austraalias tähistatakse 25. Ja saime meie siis eile minema farmist mingi juba hommikul ja siis tulimegi siia Sydney külje alla ära. Ja ööbisime siis ühes hotellis, mis oli mingil veidral põhjusel mingi katoliiklaste hotell. Aga selles mõttes väga siuke oktuba oli. Oli ka bassein. Mina tahtsin kindla peale basseiniga hotelli saada. Natuke üle lend, selles mõttes, et vesi oli ülikülm. Me Taaviga küll käisime ujumas, aga see ujumine oli suht siuke, et vette ja kohe välja, sest no reaalselt ülikülm oli. Ja täna nüüd tulime siis siia Outleti tänavale. Ja see koht on sellise nimega nagu Liverpool, Sydneys siis natukene väljas. Ja käime vaatame siin, et kuna täna on 24. ja homme on jõulud, siis siin on nagu meeletult hea hinnaga asjad. Et ma nipet-näpet olen endale ka siit saanud, mingi Nike toss, särk, mis iganes. Ja noh, kui kokkuvõtvalt need hinnad nüüd kokku lüüa, mis ma täna siis kulutanud olen, nagu kõigi nende asjade peale, siis ma arvan, et Eestist ma oleks saanud selle raha eest võib-olla ühe paari tosse ja võib-olla mingi dressipluusi, mis on kõik. Vot nii, aga hetkel ootangi Taavit ja Andrat, nemad veel käivad natukene ringi, mina sain enda asjad ostetud, mis ma tahtsin. Nüüd me suundume siis täitsa Sydney kesklinna. Andra leidis meile seal mingi bookingu. Peaks olema päris äge koht, päris hea koht. Et noh, me booksime ta juba tükk aega tagasi ära. Aga nüüd siis saime info, et millal sinna minna, kuidas minna, kuhu auto parkida ja nii edasi. Ja siis lähme juba kolame Sydney kesklinnas ringi. Et siis on võib-olla natukene rohkem asja, mida filmida, natukene rohkem asja, mida näidata. Et tõenäoliselt ma arvan, et nüüd täna on mis päev meil? Kolmapäev vist, jah? Jah, et homme on neljapäev. Et see neljapäev videot välja ei tule.
Vaatame, mõtleme, võib-olla tuleb ka, võib-olla mitte. Et ma mõtlen, et ma tegelikult tahaks kõik selle ühte sinna osasse ära mahutada. Et äkki ma siis teen nii. Või siis splitin osa 2 niimoodi, et üks osa on siis, ma ei tea, siis kui me läheme ja teine osa on siis, kui me midagi rohkem teeme. Aga noh, eks siis paistab. Ühesõnaga Taavi kirjutas mulle, et Pumas on -60% aled ja kuna ma tahtsin endale suurt spordikotti, just in case mul on vaja sinna asju panna, siis ma lähen vaatan vist korraks sinna üles tagasi. Nii, põhimõtteliselt käisin siis Pumas on ju uuesti, sest mul oli spordikotti vaja. Pumas 60% allahindlused, täiesti haige. Ütlen sulle kohe ausalt ära, mul läks kokku $76 ja $76 eest ma ostsin endale suure spordikotti Puma tossud. Mulle muidu Puma toss isiklikult väga ei istu, aga need olid üliägedad punast värvi tossud. Ma olen mingi teema nende punast värvi tossudega. Nende tavahind oli $140. Ja ma sain veel mingi member sale'i ka, sest ma tegin ennast seal nii-öelda siis memberiks. Ühesõnaga, $76 sain endale Puma tossud, suure spordikotti, Puma sokid. Mingi asi oli veel. $76. Ma julgen pakkuda, et see on mingi €40 äkki või. Täiesti ebareaalne. See ikka tunne, et ma võiks minna ja veel endale Puma tossu osta sealt, kuigi mul ei ole vaja, aga see hind lihtsalt on nii ebareaalne. Ühesõnaga, ma arvan, et mul on kõik tänase päevaga olemas, mida mul iganes vaja aga oleks läinud. Tossud, särgid, lühikesed püksid. Jah, riietega on nüüd all good. No nii, meil on aeg näidata seda uhket Sydney elamist ka siis. Kuhu me lõpuks kaale jõudsime? Siuke vingerõdu. Üpris suur peaks painema. Suur elutuba. Taavi läks juba vetsu, just siis, kui mul teda vaja oli. Ja minu tuppa on siin juba mingid asjad ära sätitud vaikselt. Vaade ei ole just kõigem, aga selles mõttes tore, et kui me nüüd sisse zoomime, siis ma saan siit näha, kuidas pätid vangi viiakse. Tegemist on politseimajaga, mis on siin täpselt all. Politseiautost on kõik täis. Minu auto on kuskil sealt alla parkimismajas. Ja noh, iga pole normaalne. Noh, aknad on pisut pustad. Siit kukub ka natuke midagi ära, aga suures pildis on hea. Voodi tundub vägev. Ja mis ma olen tõskan, ruumin kõvasti. Ikka väga kõvasti. Suur peegel. Kapid, särgid, värgid. No ja. Vaikselt siis aeg sisse seada ennast. Taavi kommentaar korteri kohta. On aus või? Oled rahul või? Piltide veel ilus on nagu iga asi. Aga see on Eestis ka normaalne. Aga muidu timmi. Mina ei tea, ruumi on. Jah, ruumi on. Voodi on suur. Vannituba on norm. Punkt Sydney kesklinnas. No see jah, peaks olema nüüd middle of Sydney. Tooperi maja on mingi, ma ei tea, paari minuti kaugusel. Paar minutit päris ei ole, aga no... No ikka suht lähedal. Et noh, rõdu on küll aus. Rõdu peal ma ei teagi. Mis mõtleme hommikul ise kohvi siin tegema? Ooperimaja on 1,5 kilti. 1,5 kilti, noh. Pole ju mitte midagi. Nii et ikkagi väga kesklinn. Idekas. Kohvi ja siis rõdu. Nojah, aga nüüd on vaja kiire outfit change teha ja siis me läheme kuskile Sydney Towerisse. Vaatame, kui kõrge on siis Sydney Tower. Taavi muidugi vaatab üle, kas on midagi, mida võtta kuskil kappidest, aga tundub, et ei ole. Nagu ikka, tühjad kapid. Nojah. Asi seegi, telekas, ülisuur, Wheeler-Dealers käib. Hea meelega vaataks, aga tundub, et teine kord siis. Vot, siuksed lood, paneme teleka kinni. Ja lähme vaatame, kus siis... Nojah,
ma juba korra näitasin, aga see on väga hea söögilaud. Köök, siuke saareke siin. Kalani kausse asjad. Meil on nõudepesumasin, meil on ahi, kubu siin. Külmkapp on vähe siuke väiksema poolsem, aga ma arvan, et saame hakkama. Ega väga palju üldse pole, mida vaja hoida oleks. Vinge, väga vinge. Mida? Seal on ka rõdu, kas see on parem vaade kui mul või? Ei, minu vaade oli ka täpselt politseimajale. Noh, vaata, kuradi Renault Traffic. Politseivilkuritega. Normaalne, väga normaalne. Mida siis see on? Big Ben. Mis iganes see kuradi värk on. Väike fit check. Jop, on vinge, väga vinge. Vesi tuleb, vesi läheb. No nii, mis asi see oli? Mis oli Sydney Tower või? Vaata, mis me näeme siin. Pooti sõitmas. Tegelikult minu hotell peaks olema õhtul seal, kus see bassein on. Ma ei tea, miks me sinna ei saanud. Väga ei, uhke, mis ma öelda oskan, väga uhke. Rahvast on päris kõvasti. Ikka oma jagu, ma ei tea, kus Taavi tuleks seda sinna. Jah, kuidas on sõjalaevas. 5, 3, 4, 5, 6, 7. Rohkem kõik. Vaat õige koht, kus võtta kokkuvõtte. Käidud, nähtud, tehtud. Selles suhtes on vinge. Jah, Sydneyt ei ole nii kõrgelt enne näinud. Inimesi on meeletult palju. Ma ei tea, palju see pilet siia maksus üldse ülesse. See kuradi kombo, kus sa saad selle... 72 $, 3 inimesele. 3 asja. 3 asja või? Ja sul on see kuradi Sea Life soo ja see kuradi tower kõik ühes hinnas. Eraldi oleks $30 nägu. See oleks ilgelt hästi ikka. See oleks nagu ilgelt hästi. Me läheme alla tagasi. Käidud nähtud tehtud kaua siin üleval ikka oled süüa tahaks saada. Aga siin üleval ei ole midagi normaalset. Siin on mingisugune siuke kohviku moodi asi. Hinnad ei ole kõige hullemad, aga valikus on põhimõtteliselt Coca-Cola, vesi ja sandwichid. See ei ole kõige parem. Kuna me Sydneys juba oleme, siis on üks koht, mida ei saa külastamata jätta ju jätkuvalt. Mina olen siin juba korra käinud, teised ei ole. Pakkumisse olla võib. Ja õige vastus on alkoholipood. No kurat, ma üritasin nii, et ei jää neid triibuli sassi peale kõik jäi. Õige vastus on alkoholipood. Mina olen siin käinud, nemad mitte. Okei, tegelikult õige vastus on ooperimaja. Taavi ei ole ooperimaja näinud. Taavi laikib, Andre ka laikib. Me tulime siia selleks, et nad saaksid ise sellest majast pilti teha. Mul juba on, ma tahtsin neile saata, aga see ei sobinud neile. Kannan oma tossused sisse. Sul oli siis ju, sul oli vana telefon. Oli jah, õigus. Ma olen uue telefoniga, ma pean uuesti tulema siia pilti tegema. Kuule, mine ütle talle, et vihma ei saja. See vend on fashion. Ta on valmistunud, mine seda äkki hakkab sadama. Homme ju sajab. Ta võib-olla ei saa vahepeal koju. Sedagi on, Jah.